Nädala alguses kirjutas mulle sotsmeedias üks mees. Ta küsis minu käest, kas ma oskan kedagi soovitada, kes saaks temaga praktiseerida tantra praktikaid. Ja ma vastasin talle, et mina saan, ma tegelen tantraga. Ja uurisin tema käest siis, mitu aastat ta on tegelenud tantraga. Ta ütles, et ta õppis tantramassaaži 2 kuud tagasi. On praktiseerinud tai-massaaži 1 aasta. Profiilis oli tal jooga kohta ka infot. Seal oli tantra jooga, oli in-jooga, oli hatha jooga. Palju erinevat joogat tal oli seal kirjas. Ja siis ma küsisin tema käest, et kuidas ta seda ette näeb, seda praktikat, mida ta tahab siis koos teha. Siis ta ütles, et see on siis hingamine, meditatsioon, kohalolu ja armatsemine hetkes. Need esimesed on okei minu jaoks tantra praktiseerimiseks võõra inimesega. Aga kui me räägime armatsemisest, siis mul tekkis siin kohe peal küsimus, et mis mõttes. Siis ma küsisin tema käest, et mida ta silmas peab, ta ütles, et seksi. Ja siis ma kirjutasin talle, et kuidas seks puutub tantra praktikasse. Ja siis ta hakkas mulle kirjutama, et aga kõik on kokkuleppel, et kui tahas, siis ei pea olema. Inimesi meie ümber on igasuguseid. Olge hästi ettevaatlikult. Kui keegi teile kirjutab ja midagi pakub, tunnetage seda inimest, uurige tema kohta, suhelge temaga enne, kui te lähete tema juurde seanssi broneerima. Tantra praktika ei näe ette seksimist võõra inimesega. Ei massaaž, ei meditatsioon ei näe ette seksimist. Tantristlik seks on olemas, aga see ei ole seks võõra inimesega, keda sa ei tunne. Tantristlik seks näeb seda ette, et teil on olemas ühendus nii südame tasemel kui vaimsel tasemel ja siis ka seksuaaltasemel. Et võõra inimesega tekiks ühendus 3 tasandil niimoodi. See on nagu väga vähe tõenäoline. Ole hästi teadlik ja põhjalikult uuri inimese kohta enne seda, kui sa broneerid kuskile endale aja või kui sa vastad kellelegi, kes sulle midagi pakub, kirjutades sotsmeedias.